tere, mina olen Maari Randveli ning ma olen ujuja. Minu esimene rahvusvaheline tiitlivõistlus oli 2023. aastal Euroopa Noorte Olümpiafestival Sloveenias Mariboris. Ma käisin seal, kui ma olin 14-aastane ning see siiamaani vist mu üks kõige lemmikumaid ning enim mäletatud võistlusi, kus ma käisin. Et see oli väga kogemus. Selle võistluse tegi eriliseks see, et seal oli üle Euroopa nii palju noori, nii ujujaid kui ka kõik teised sportlased ning kõigi nendega lihtsalt olla koos ühes nii-öelda olümpiakülas ja võistelda oma ala parimatega ning just enda vanustega ning nende kõigiga ka suhelda. See oli tõesti väga lahe. Sellel võistlusel ujusin mina oma esimese noorterekordi 100 meetri vabalt ujumises ning jõudsin mitmel alal. Vist oli 3 alal, jõudsin ka poolfinaali. Osalesin ka eelmise aasta rahvusvahelistel lastemängudel Mehhikos Leonis. Mina ei olnud varem käinud kuskil nii kaugel Euroopast ning nii, et see oli tõesti väga uus kogemus mulle. Kõik see kultuur ja kohtuda ka teiste inimestega üle kogu maailma. Ma mäletan, et vaatasin, et kõik oli nii teissugune ja võistluspaika jõudes oli siuke, et kas me siin hakkamegi ujuma, et nii teissugune kui Eestis, aga läks väga hästi. Ma võitsin 4 kulda ja see oli väga lahe võistlus, millega ma eelmise aasta suvevõistlushooaeg kokku tõmmata. See tunne, et ma võitsin Tallinnale esimese medali lastemängudelt, see oli väga uhke. Ma mäletan, kõik see delegatsioon oli basseini kõrval mind vaatamas ning elasid kaasa mulle. Pärast kõik surusid kätt, tulid õnnitlema. See oli tõesti väga uhke tunne ja seda veel 4 korda teha. Ma olen väga õnnelik. Ma mäletan, kuidas me käisime sõpradega seda Leoni linna avastamas ja üleüldse, kuidas me seal ringi liikusime. Kuna ujula oli sellest ülejäänud võistluste külas palju kaugemal, siis me pidime sinna sõitma 20 minutit bussiga. Ja ma mäletan, et esimene päev, kui me sõitsime, siis see bussijuht ei leidnud õiget teed üles ning ta tagurdas mingisse tänavasse, kus oli puu ees. Ja siis me istusime pool tundi, kuni ta sealt lõpuks välja tagurdas, et kõik inimesed käisid üle teede ees ja sõitsid ratastega, nii et me lõpuks jõudsime ujulasse väga hilja. Mina soovitan nautida täiel rinnal Tallinnas toimuvad lastemänge. See on tõesti väga lahe kogemus. Soovitan kindlasti ka teiste maade sportlastega suhelda ja ujujatel soovitan mütse vahetada. Väga lahedad mütsid on ning lihtsalt andke endast parim ja nautige seda võistlust. See on unustamatu kogemus.